Tere tulemast, head Targatehnika kodu podcasti kuulajad, kuulamaks järgmist osa meie podcastide sarjast. Ja täna oleme tulnud siia, et rääkida natukene uudiseid ja miks uudiseid, siis kohe kuuleme lähemalt. Minu nimi on Kristjan Ruusamäe, olen Vihuri OÜ tegevjuht. Minuga on siin täna Janno Brooberg, kes on haakeseadmete ja materjalikäitlusseadmete tootejuht. Tere, Janno! Tervist kõigile! Ja Ahti Võime, kes vastutab kliimaseadmete ja generaatorite tootejuhtimise poole pealt. Tere, Ahti! Tere! Ja teema, millest me tahaks täna rääkida, võib-olla mõned tähelepanulikumad kuulajad on juba näinud ka sotsiaalmeedias ja võib-olla jõudnud isegi kodulehele, on selline asi nagu Vihuri tehnika. Et kui päris paljud või enamus meie kliente tunneb meid Agri ja Vihuri Agri kaubamärgi all, siis nüüd oleme tulnud turule täiesti uue kaubamärgiga ja äkki tahate kommenteerida, Janno, Ahti, et mis selle taga on? Jah, meeleldi, et eks see nii ole, et oleme ju jätkuvalt Eesti üks suurimaid põllumajandustehnika müüjaid, aga paraku on meil siin igasuguseid haakeseadmeid ja muid lisavidinaid juurde tekkinud ja kuidagi oleme hakanud vaikselt liikuma siis ka, ütleme, et mitte Agri valdkonnas ainult. Ja siis sellega seoses on nüüdseks kogunenud juba omajagu selliseid tooteid ja tootegruppe, mis otseselt ei olegi põllumajandusega seotud. Ja seega me siis otsustasime, et võiks olla nagu eraldi kanal nende toodete jaoks, et mis kõnetaks ka siis teistsuguseid kliente ja oleks nagu nendele muu valdkonna klientidele siis hea selline platvorm, kus nad saaksid siis nii-öelda tutvuda nende toodetega ja siis saada sealt infot, et oli niimoodi, Ahti. Jah, esialgu minu liitumine Vihuriga oligi seotud üldse ju ka selliste toodetega, mis Agri klienti võib-olla väga ei kõnetanud. Et tasapisi sinna on tekkinud minul just vastupidi neid juurde küll, aga põhituum, mille eest mina vastutan, millega ma igapäevaselt tegelen, on pigem tööstuse ja võib-olla vaba aja veetmise ja selliste klientide jaoks mõeldud tooted ja sellele need kliendid ehk ootasid ka siis mingisugust konkreetsemat lahterdamist või sektordamist. No jah, kliendi segmenteerimine, et olgem ausad, et päris pikalt me toimetasime alguses selle Agri brändi all ja nii nagu Ahti on ka kliendi tagasi, et oleme kõik kuulnud, et ega tekib segadus kliendis, et kui saab kas või arve, et Vihuri Agri on peal, aga tegelikult Agri seadmetega pole miskit pistmist ja ma usun, et selline eraldi siis bränding või eraldi kodulehe loomine, eraldi sotsiaalmeediakanalite loomine tõstab seda nähtavust nendele toodetele, nii nagu Janno ka ütles, et need tooted, mis ei ole otseselt Agriga seotud, mis sobivad kuhugi tänavahooldusesse, sadamatele, veoautod ise, eks ole, et kõik see muu. Ja sellest hakkame ka järjest võib-olla siis rääkima, et mis tooted ja tootegrupid sinna alla kuuluvad. Millest siis võiks pihta hakata? Kõigepealt võib-olla Eberspecher äkki, soojendid, kliimaseadmed. Jah, Eberspecher üks suur saksa firma, kes on siis meie maal esindatud Vihuri poolt ja kes tegeleb kõikide liikurvahendite kliimasüsteemide tootmisega. Sinna alla kuuluvad siis soojendid ja jahutid, kaasa arvatud tänasel päeval siis energiakandmissüsteemid ja väga-väga palju erinevat juhtimiselektroonikat. Ja mis meie konkreetselt, ütleme, agrikliente kõnetas võib-olla on siis ka toidu ja erineva temperatuuritundliku kauba liigutamise jahekastid. Meil on eraldi koduleht, meil on eraldi linkimine kindlasti olemas ka Eberspecheri lehele ja nende ilusad kujundused siis kasutusel ka eestikeelsena
aga mis on jälle, mis oli nagu oluline, et oleks ka mitmekeelne ligipääs klientidel, siis on uuelt Vihuri tehnikalehelt need lingid olemas sinna multilingvistilistele saitidele. Ja Eberspecheri tootevalik on nüüd aastate jooksul järjest suurenenud ja suureneb seda edasi. Ja Eberspecheri kõrval, mis varasemalt võib-olla oli tööstustehnoloogiliselt nagu erinevatele masina ehitajatele nagu huvitav ja vajalik tootemärk oli siis Kalori kliimaseadmed Prantsusmaalt, aga mis tänaseks päevaks on siis puhtalt Eberspecher kõik. Et seal on seda, ütleme, soojendus- ja jahutuslahendusi kõikidele masinatele olemas, alates sõiduautost, põllumajandusmasinatest, ehitusmasinatest, veoautod, rongid, bussid, põhimõtteliselt kõik, mis tarvis on, et ja päris palju on neid masinaid ka Eestis liikumas. Et ma tean, Ahti, sa oled siin igal pool ringi sõitmas ja seda nii-öelda tuge pakkumas, et see kliendisegment on sellest meie tavapärasest agrikliendist ikkagi täiesti teistsugune. Ja kindlasti, et ainus, mis hetkel ütleme, tootevalikust välja on jäänud, on lennukid, aga samas kogu lennujaama tööstuspark, hooldemasinad ja nii edasi, et need on kõik meie kliendid. Et seda ampluaad on seal oma jagu ja ma usun, et ka selle nii-öelda brändi lisandumisega on ka siis tavakasutajatele või siis teistele sektoritele Eberspecheri tooted rohkem leitavad. Aga võtame võib-olla järgmise siit villehooldusmasinad näiteks, et meil ka see tootegrupp lisandus ju Vihuri OÜ ja Vihuri grupi ettevõttena ja sealt tulnud meie tootevalikusse ja me oleme siin Villest ka rääkinud varasemates saadetes, aga Janno, kuhu segmenti või millisele segmendile rohkem see nüüd suunatud on, et Agris me teda vähe ju kasutame? Agris, jah, mina isiklikult ei olegi kohanud ühtegi villemasinat, et kuigi masin on väga hea, on ta ikkagi ampluaa pigem linnakoristus, niisugune munitsipaaltööd ja ikkagi selline kommunaal nii-öelda valdkonna siis operatsioonid, et seetõttu sai ka see villemasin siis siin eraldi välja toodud ja me ju villemasina puhul teame, et seal on ka väga lai valik erinevaid tööriistasi, et nüüd annab nagu see uus platvorm meil ka võimaluse neid seal rohkem võib-olla siis reklaamida või näidata või välja tuua. Villel on ju ka varasemalt eestikeelne koduleht olemas ja nii nagu Ahtilgi mainis Eberspecheri puhul, siis ka Vihuri tehnikalehelt läheb sinna linkimine nii-öelda Ville tehase lehele ja saab sealt uurida ja seal on ka kõik need tehnilised andmed ja asjad ju olemas. Just nii ja teine asi, et me ka vaikselt toodame juurde siin enda tehtud videomaterjali, siis oleme siin teinud meil siin uuemate villemudelitega siis sellised walk around videod valmis, mis siis vajavad veel nii-öelda natukese töötlemist veel päris tarbija kõlbulikuks. Ehk siis tasub seda jälgida meie platvormi ja sealt siis saab ka uuemaid villeuudiseid siis teada. Ja äkki jõuame ära rääkida, mis need uuemad villeuudised seal on. Meil oli Motoshow'l siin septembri alguses, seal oli meil see uus Delta mudel väljas. Kas on seal veel midagi oodata? Uus jah, 3. seeria Delta mudel oli meil väljas, see on meil hetkel ka siis laos olemas, siis 4. seeria Delta mudelit oleme ka siin juba oma peaaegu aasta jagu äkki näidanud, et uuendustest on siis veel uus nii-öelda lisaseadmed, üks tarnija on Soome tootja, kelle kohta siis ka lähiajal teeme uudisloo. Ja siis ootame põnevusega uut siis teise seeria Ville nii-öelda Delta mudeli tulekut siis, millega veel läheb veel aega, aga tulemas ta on ja küll siis on ka kodulehel see kajastatud. Okei, no selles mõttes jällegi kõiksugused kommunaalfirmad, kohalikud omavalitsused, ma usun, leiavad meid nüüd natukene paremini üles, kes veel ei teadnud, ei olnud kursis, et kust villemasinat osta saab, kui siin linnapildis, eriti just siin Põhja-Eestis, aga Tartus ja Lõuna-Eestis olen näinud neid sõitmas, et mis huvitav imeloom see on ja kus seda siis
kus seda siis osta saab. No ja lisaks sellele me pakume ju ka hooldust ja varuosi Ville-masinatele, et see on selles mõttes vajalik kanal. No mitte ainult Ville-masinatele, kõigile, mis me müüme. Teistele masinatele, eks ole. Aga muudest toodetest veel üks suurem asi võib-olla on generaatorid ja John Deere Power Systems üleüldse. Ahti, sina seal selle geneka maailmas oled sukeldunud, et praegusel äärevatel aegadel vist neid päringuid tuleb päris palju sisse või kuidas? Jaa, inimesed ühelt poolt muretsevad selle poole pealt, et mis saab siis, kui ilm läheb külmaks, mis saab siis, kui elekter sealt seinapistikust saab otsa, ja teiselt poolt on siis see, et tegelikult paljud tööstused ja ettevõtted ja ka majapidamised lihtsalt valmistuvad ikkagi pikemas perspektiivis selleks, et meie energiatarbimine siis elektri poole pealt järjest suureneb. Meil on vaja erinevaid masinaid, mida laadida ja käigus hoida, ja selle poole pealt John Deere teeb niisugust, ütleme, maailmas natukene omapärast koostööd, et John Deere on üks väga vähestest firmadest, kes ei tooda ise generaatoreid, aga teeb koostööd maailma kõige juhtivamate generaatoritootjatega, ja meie siis pakume nende lahendusi, tööstuslikud generaatorid alates siin 30 kV-ast kuni mitme 100 kV-ni välja. Need on John Deere mootori ja siis mõne väga kvaliteetse alternaatori ühenduses agregaadid, mis saavad siis olla kas statsionaarsed või siis ka liikuvad. Tänasel päeval on see tootevalik äärmiselt lai, väga spetsiifiline, ja meie läheneme ka kindlasti sellele niimoodi, et meil on tootevaliku üldtutvustus ja selline põhiinfo on kodulehel olemas, ja mingisugused tüüpagregaadid on meil ka laos praegu ja on neid laotu juurde tulemas järjest, ja vastavalt kliendi vajadusele saab siis kas neid modifitseerida või siis tellida tehasest täpselt selline, mida kliendi rakenduseks vaja on. No jah, seal John Deere, nagu sa juba mainisid ka ära öelda, et John Deere tegelikult kõik teavad traktoreid ja traktorite siis maailma, et või siis muruniidukeid ja mõni võib-olla ka metsamasinaid näinud, aga tegelikult üks suur asi ka John Deere toote siis portfellist või kogu ärist on mootorite tootmine, ja nüüd üks asi on generaatorid, aga tegelikult on neid mootoreid ka mis iganes tegelikult laevade peal, siis on igasugused muud asfaldimasinad, teiste tootjate igasugused teleskooplaadurid, ja neid võib leida siit igalt poolt, et selles mõttes ka mitte ainult siis generaatorid, aga John Deere Power Systems ja selle varuosad on ka meie käest saadaval. Jaa, John Deere Power Systems oma olemuselt seisneb siis kogu selle poole peal, et John Deere toodab suuri, võimsaid ja väga töökindlaid ja pikaajalisi diiselmootoreid, mida saab kasutada käiturina siis kõikvõimalike erinevatel masinatel, millel seda vaja on. Ja üks suur osa kindlasti sellest on ka marinediislid. Aga tööstusmasinad, kivipurustid, puurid, pumbad, erinevad ehitusplatsidel töötavad aparaadid, millel võivad olla John Deere mootorid peal. Meie teeme neile hooldust, meie pakume neile varuosi, ja kui on vaja, siis asendame seda mootorit ja just, et see on ka üks oluline asi, et tihtipeale võib-olla, kes seda sama seadet kuskil ehitusplatsil kasutab, ei teagi, mis mootor see peab, võib-olla teab, oskab selle välja lugeda, aga või oska kuhugi pöörduda sellega, et ei pane võib-olla seda seost kokku, et saab vihurist sellele John Deere mootorile varuosi ja kõike muud sinna juurde kuuluvat, et kui sellega peaks midagi juhtuma, ja ma olen ise näinud, et meil on sealt ka läbi käinud igasuguseid teist värvi John Deere mootorid kui rohelised, et on seda läinud küll. Aga võib-olla paras hetk oleks praegu teha üks väike paus, ja siis peale pausi saame juba edasi rääkida mõnest järgmisest või täiendavast tootegrupist, mis meil veel seal vihuritehnika brändi alla siis kuuluvad.
Hea kuulaja, tere tulemast tagasi kuulamaks Vihuri OÜ podcasti Targatehnika kodu ja miks ma ütlen Vihuri OÜ, sest et varasemalt oleme ütlenud Vihuri Agri, tegelikult nagu saate esimeses pooles kuulsime ka, siis Vihuri OÜ nii-öelda kaubamärkide perre on lisandunud selline kaubamärk nagu Vihuri Tehnika ja mis keskendub siis kõigidele teistele siis kliendisegmentidele, mida natuke Vihuri Agri alla oleks natukene naljakas lahterdada. Ja rääkisime saate esimeses pooles ka juba mõned tootegrupid põgusalt lahti, mis sealt leida võib. Loomulikult Vihuri Tehnika lehelt saab täiendavat infot selle kohta, aga lähme nende kaubamärkidega edasi. Üks asi, mis seal meil kaubamärkidena olemas on selline kaubamärk ja tootja nagu Farmi Forest. Janno, sina tead seda hingeelu natukene lähemalt, toodab puiduhakkureid, metsahaagiseid, mis seal veel on? Just nii, et sellise Soome kaubamärgiga siis alustasime koostööd circa, võiks öelda, äkki kuu tagasi enam-vähem umbes täpselt. Ja Eestis siis meie neid esindame ja kuna tegu on ka ikkagi metsandustoodetega, siis jällegi otseselt põllumajanduskaubaga tegu pole. Ja Farmi Forestil on siis päris lai valik metsahaagiseid siin erineva suurusega, sellised väiksest kuni keskklassini, lisaks metsakraanad, vintsid ja siis puiduhakkurid. Et siin puiduhakkurid ja mõningad ka haagised meil on ka laos olemas. Tegu on siis Soome päritolu brändiga, aga suures osas tootmine on meil siin kohalik, et tehas on meil siin Eestis ja ka Euroopas on nad omajagu tuntud, et võib-olla Eestis see bränd nii väga levinud ei ole, aga Saksamaal näiteks on seda Farmi Foresti nime all, see on kas 60 aasta kantisegi on müüdud teatud piirkondades. Et väga-väga pika ajalooga ettevõte ja võiks siis öelda, et päris spetsialist omal ajal, et 60 aastat annab ikka ühte asja toota niimoodi, et seda ka jätkusuutlikult teha ja elus püsida. Just nii. Kui suured need hakkurid seal, mis vahemikus seal on, et kas on midagi kodukasutajale ka või sealt ikka peaks natukene suuremaks, et see mulčist, aiamulčist alates vist mitte? Kodukasutajale on ka pakkuda, need on meil ka väiksemad mudelid on laos olemas, on siis kuni 10 sentimeetrise läbimõõduga siis puidu hakkurid või siis hakkepuidu nii-öelda masinad, jah. Et neid on täitsa saab meil Türi ja Tartu esinduses täitsa katsuda ja vaadata. Hinnaklassi poolest on ka täiesti konkurentsivõimelise hinnaga. Lisaks oleme siis praegu arendamas ka hüdroveoga siis analoogseid purusteid, kuna praegused on nad siis traktori PTO pealt töötavad, aga lisaks meil on ju villemasinad ja kraamerlaaturid, millel ei ole PTO lahendust, siis on ka lähiajal tulemas ilmselt see aasta veel meil sellised väiksemad purusteid ka hüdroveoga, mida saab siis kasutada kraamerlaaturil või näiteks villemasinal. Saab kuskil pargis kenasti oksi purustada ja kasutada siis peenratäiteks või kõnniteel näiteks. No seda on meie käest ilmselt ka küsitud, et sellepärast on niisugune ristpakkumine meil olemas, et ühest kaubamärgist, mida esindame, saame pakkuda ka teistele kaubamärkidele lisaseadmeid, et see annab jällegi kliendile sellise kindluse, et saab kõik asjad ühest kohast ja on siis kraamerile, villele või ainult seesama Farmi Foresti hakkur. Jah, et eks peab ju mõtlema kliendi vajadustele ja sellest lähtuvalt ka oma tooteportfelli kujundama, et eks see nii on. Ja ma julgen väita, et päris osa sellest samast Vihuri Tehnika nii-öelda kogu brändide loetelust ongi tekkinud sellest, et klientid on meie poole pöördunud ja seda vajadust nagu näinud, et üks see nendest kindlasti on ka Tatra. Ja, et see on täpselt sama näide, et kuna siin põllumajanduskliendid avaldasid soovi saada maastikusuutlikku veoautot, siis lükandsein kasti lahendusega, siis me 2 Tatra veokid ka tarnisime, sinna siis oma teise suure siis tootja käest, Fliegli käest saime kastid ja siis Eestis siin kohaliku siis kere ehitaja juures siis nii-öelda traageldasime kokku siis, et 2 agregaati ja toimivad kenasti.
et ja miks Tatra siis on nagu, on vihuritehnika just osakonnas, ütleme nii, on see, et sinna on mida iganes võimalik peale ehitada, tehasest on võimalik saada ka kallurkastiga, lihtsat versiooni, aga paistab, et sellised erilahendused mingisuguste eripealise ehitusega on ikkagi nõutud just eriti arvestades Tatrased alusvankrid, mis võimaldab ikkagi maastikul väga edukalt liikuda. Me jõudsime kiirelt, mina tean seda Tatra natuke tausta ja sina tead ka, aga võib-olla tavakuulaja ei tea, et mis loom see Tatra üldse on? Tatra on maastikuveoks, siis seda on seal, üleüldse ajaloost tagasi, siis ta on jätkuvalt maailmas vanuselt 3. auto või masinatootja. Et see on paljudele üllatus, et Tšehhi tootjaga on tegu ja tema eripära on siis alusvanker, millel siis iga ratas on sõltumatu vedrustusega ja väga robustse sellise disainiga ja suure clearance'iga, et ühesõnaga praktiliselt nagu selline soomuki alusvanker, võiks öelda. Et on väga suure läbivusega ja näiteks Lätis on Tatrad hooldavad siis kõrgepingeliine, kus on peale siis ehitatud suured 340 meetrised korvtõstukid ja nendega siis saab liini alla hästi ligi ja saab see masin sinna minna ja saab see masin sealt ka ära tulla, ilma et peaks keegi minema välja tõmbama. No seal on korvtõstukid, tuletõrjeautod, kallurid ja see põllumajanduse pool ka, et agri poole pealt, nii et seal on ka mudelivalik üsna lai ja ma usun, et ka kui on vaja maastikusuutlikku veoautot, siis vähemalt põllumehed on küll selle esimeste masinate puhul, mis me oleme siin toonud, selle headuses nagu veendunud ja ma usun, et ka teistes sektorites kindlasti leiab see bränd siis sooja vastuvõtu ja ega meil lihtne ei saa olema, sest et see tegelikult on eri tootega, ütleme ausalt, et seal on väga palju erilisi lahendusi võrreldes tavalise veoautoga, aga teistpidi on ka, kui on ikka vaja sinna mutta minna, siis on vaja sinna mutta minna. Et eks see maailm ju ikka liigub ka selles rasketehnikas ka järjest personaalsemaks, järjest rohkem kliendipõhiste lahenduste peale, et selles mõttes see võiks ikkagi olla õige tee. Just. Aga võib-olla hüppaksid hoopis maa pealt mere peale. Ahti, üks asi veel on ka, või Ahti, sinu vastutada on ka selline kaubagrupp nagu Marine, mis sinna alla kuulub, mis tooteid sealt soetada saab? Üks suur hulk asju, mis on seotud Marinega, on siis kõik vee liigutamise vahendid ja meie esindame sellist kaubamärki vihuri alt, nagu on SPX ehk endine Johnson pump. Ja Johnson pump on selline tootja, kes toodab Marine mootorite, impellereid ja Marine mootorite veepumpasid ja samuti ka lõbusõidulaevade ja siis ka töölaevade pilsipumpasid ja värske vee, puhta vee süsteeme. Ja sinna kõrvale siis on Marine alt meil ka erinevaid muid tehnilisi tooteid, nagu näiteks Marine kütusefiltreid ja filtreerimissüsteeme ja kindlasti erinevaid spetsiifilisi tooteid ka Eberspecherilt näiteks, mis on siis Marine lahendustele sobilikud ja kliimasüsteeme, chillereid jahtidele ja kaatritele, mida paigaldavad siis meie erinevad paaditootjad, seda nii siis mandril kui meie suurte saarte peal. Nii et ka seal, et kui jällegi hüppan sinna algusse, et kõik kliendid teas, et Vihuri Ovi müüb agritooteid, siis tegelikult müüme merele, müüme metsa, müüme kaevandusse, ehitusse natukene midagi, et selles mõttes see amploa on järjest laienev ja see Vihuri tehnika kaubamärk siis ennast järjest rohkem õigustamas on. Aga mõned asjad on meil seal veel. Mul on siin veel kaks rida kirjas. Esimene neist on Pomford ja Pomfordi poomniidukid, mis küll on ka meil olnud põllumajanduses ja tee äärte niitmiseks
ja nüüd on siin ka selle tehnika all. See on jah selline huvitav toode, Pomford Turneri niidukid siis, et ta nagu mingisugust tüüpi niidukid on põhimõtteliselt, ma arvan, 100% jäätmaniidukid on kasutatud põllumajanduses, aga kui me räägime ikkagi poomniidukist, siis see on ju puhas kommunaalteema, et oleme iga aastaga siin müünud nii põllumajandusse kui ka kommunaali ja seetõttu ongi selline huvitav toode, et mis sobib nii mõlemasse hästi. Ja teine asi on veel, et näiteks villetehas Soomes on Pomfordiga ka aastaid koostööd teinud, et ka villemasinatele on pandud siis Põhjamaades külge poomniidukeid, et Eestis see nii levinud veel ei ole, aga võimalused on meil olemas ja võib-olla on ka see meie enda kätes, et tellida selline sobilik komplekt ja kuskil ta villele külge panna ja lihtsalt näidata. Et. Jah, selles mõttes, et võib-olla keegi pole proovinud Eestis äkki pügada sellega, eks ole, selle poomniidukiga kuskil linna vahel, et võib-olla pärast on täitsa äge asi. Et see villetehasest see kontakt ja liidestus on olemas ja ma usun, et ka Pomfordi inimesed teavad, kui rääkida, et on vaja villekinnitusega mingisugust asja ehitada, et siis nad on suhteliselt teadlikud. Ja see oli üllatavalt lai valik oli neid Pomfordi poomniidukaid, kui ma eksi, kas oli 17 eri mudelit, et ma nagu varem jäänud sellele tähelepanu väga pööranudki, aga hiljuti sai ühele kommunaalettevõttele siis niiduke esitlus kokku pandud ja endalegi üllatuseks oli väga muljetavaldav mudeli valik. Ja seal erinevate juhtimistega, noole pikkused, kõik sellised lahendused, et vist läheb isegi kuni 10-12 meetrini välja. Eks? Jah, teleskoopsemad variandid tõesti. Et alates siis väiksematest paari 3-4 meetristest. Ja siis üks bränd veel, millest võib-olla põgusalt tahaks rääkida, on ka Viking. See on ka selline jällegi, ma tean, et meie tootevalikusse sattunud läbi selle, et üks klient tahtis endale sellist asja saada ja palus, et me selle talle tooksime ja siis me selle tarnisime ja tehasega me siis soojadesse suhetesse jäime, kui nii võib öelda. Just, et oleme ka mõne ühiku veel müünud, et ta on selline siis väike mobiilne sõel, siis selline 100 kanti tunnis võib sellega siis läbi sõeluda, et selline väga lihtne, mehaaniline, 2-fraktsiooniline, et on täiesti omal kohal, kus on sellised väiksemad arendused mõnest kuni 10 majani ja saab koha peal selle siis välja kaevatud materjali läbi sõeluda ja uuesti siis taaskasutusse nii-öelda panna. Ja lisaks Vikingust rääkides on nad ka töötamas ja lähiaastatel välja tulemas väikse purustiga, mis siis kõik selle sõelaga komplekti, sest seda ka ma ise olen nendele rääkinud ja meil kliendid on andnud tagasidet, et oleks selline purusti ka seal juures, et siis saaks päris hästi selle kombona nagu tööle panna siis sõela ja purusti korraga. See oleks päris hea komplekt. Ma tean, et sa ise oled ka seda saanud ja meil müügitiim sai ka seda praktikat siin sellega teha. Et... Sai praktikat ja teine asi on see, et me ei ole veel proovinud nagu teiste sõelapaneelidega, aga tehasel on täitsa toimivad referentsid, kus vahetatakse sõelapaneelid ära ja näiteks sõelutakse komposti, sõelutakse isegi sellist tahkemat sõnnikut, mida iganes, et Saksamaal on seal mitu sõelakomplekti järjest töötavad ühe suure kompostitootja hoovi peal näiteks, et pakendavad seal mingiks tulbi kompostiks või mis iganes. Ja tõesti toimib, on nõierlintidega veetud ühest sõelast teise ja erinevad fraktsioonid tulevad välja, et see on ka selline asi, mida võiks täitsa mõelda tegelikult. Et... No jah, ega meil Eestiski on turbatootmine ju on täitsa olemas ja jällegi üks toode, mida võib-olla agrilehelt otsides võib-olla ei oskagi otsida või sinna esimesena silm peale ei satu. Jah, aga teisest küljest natuke isegi agrist saaks kasutada seda. Kõiki neid asju saab agrist kasutada, küsimus on, kui lai mõiste on see agri, eks ole. Et eks nad sealt on kõik alguse saanud ja kellegi meie enda kliendi, eelkõige just kui võtta see Viking või Tatra, et siis need on meie klientide, heade klientide soovid olnud ja me oleme nendel soovidel vastu tulnud ja näinud ka seal edasist potentsiaali. Aga nüüd see toote nimekiri sai peale käidud või ring sai peale käidud, et kes soovib täpsemalt infot, siis kindlasti otsige üles Vihuritehnika Facebookist on leht olemas, vihuritehnika.com veebileht. Mida siis kokkuvõtteks
öelda, et ootame inimesi eelkõige just leidma üles kõigepealt see bränd, kasutada seda kodulehte, mis veel? Jah, et bränd üles leida ja me jooksvalt loomulikult ka täiendame neid tootevalikuid olemasolevate brändide nimel ja loomulikult me ka töötame selle nimel, et siia leida ka uusi ja huvitavaid kaubamärke juurde, et sotsmeedia kindlasti, et meie uudised ja tehnilised lahendused ja sellist asja, et see ei kaoks selle üldise rohelise John Deere'i taustal ära, on siis vihuritehnika sotsmeedia täiesti eraldi ja sealt võib nii mõnelegi kliendile paista välja võib-olla mingeid selliseid asju, mis on väga huvitavad ja mida tahaks ise ka. Täpselt nii. Ja tegelikult üks asi, mis võib-olla nii seostub mõlema brändiga, on tegelikult e-pood või tellimiskeskus, et sealt leiab nii siis vihuritehnika kaupa kui ka agrikaupa ja just need Eberspächeri soojendused ja selle liidesed juhtsüsteemid on seal kõik olemas, et kes soovib endale mingit ülevaadet saada või mingit komplekti soetada, siis saab sinna logida vihuriagri.shop ja leiab sealt need asjad ülesse. Tõmbaks siis otsad kokku tänaseks või tahate te midagi lisada? Eks lisada oleks mitme saate jagu, aga praeguseks on olulisem info edastatud, et eks siis jätkuosadega saame edaspidi loodetavasti siin veel kord rääkida. Ja täpselt nii, ja selles mõttes, et nagu sa hästi ütlesid, et iga selle brändiga võiksime teha osa 1, 2, 3 ja rääkida pikemalt mudelivalikutest ja nii edasi, et ma usun, et esmane sissejuhatus on tänaseks tehtud ja nagu ütlesin, leidke üles vihuritehnika.com leht, käige seal ise uudistamas ja sotsiaalmeedia kanalid kindlasti Facebook ja ärge unustage ka siis meie sedasama podcasti SoundCloudis, YouTube'is ja meie kodulehel. Nii et mina omalt poolt tänan ja rõõmsate kuulmisteni. Suur tänu! Nägemist!